Venemaa kütusekriis on kontrolli alt väljunud. 1 liitri oktaana arvuga bensiini hind on tõusnud 150 rublani. See on umbes $7 galloni kohta. Riigis, mis pumpab maailma üht suurimat naftakogust. Ja see hind on juba rohkem kui 2-kordistunud võrreldes 3 kuu taguse ajaga. Autojuhid teatavad, et mitmes tanklas on kütus otsas ning mõnes pole võimalik isegi piisavalt kütust osta, et teha üks sõit Moskvast Peterburi. Krimmis on samal ajal kütuse müük täielikult peatatud. Asjad on muutunud nii sürreaalseks, et Vene võimud on hakanud isegi paigaldama mobiilseid tualette kütusejärjekordade kõrvale Moskvas ja mujal. Neljapäevaks oli normeerimine kehtestatud vähemalt 56 Venemaa piirkonnas ja see levib nüüd paljudesse teistesse. Analüütikud hoiatavad, et puudujäägid avavad ukse musta turu jõukudele. Mõned inimesed müüvad isegi oma autod, et pääseda tõusvate hindade eest. Ja mis veelgi hullem, mõnes piirkonnas on Ukraina raudteerööpad hävitanud, nii et ainus võimalus varusid liigutada on nüüd veoautoga. Ja lakkamatute rünnakute ning kõrgele tõusnud kütuse hindade tõttu on peaaegu kõikide asjade hinnad tõusnud. Põhitoiduained nagu liha, puuvili ja kala muutuvad paljude jaoks juba luksuseks.